Viti mõis, tuntud ka kui Pöövli ja Vääna-Viti mõis, rajati 1630. aastal Põhja-Eesti Klindi servale. Mõis ja küla said oma nime Rootsi aadliku Herman Viti järgi, kes sai maad kingiks Rootsi kuningalt ja oli Eesti alade rüütelkonna juht. Mõisa valdused olid umbes 380 hektari suurused ja see omas peamiselt karjamõisa funktsiooni. Seetõttu jäid 19. sajandil ehitatud kõrvalhooned pigem tagasihoidlikeks ja nende arv väikeseks. Tüüpiliselt on ka praegu heas seisukorras peahoone ja tööliste majad, sest neid oli peale riigistamist võimalik kasutada korteritena. Majandushooned on rakenduse puudumisel lagunenud või kehvas seisus. Varasemalt kulges läbi mõisa esise 2 maanteed. Üks liikus mööda rannikut Muraste mõisast Auringi ette ja teine sihiteena peahoone eest Vääna mõisani. Mõlemad teed on tänapäeval kaotanud enda olulisuse ja liiklemiseks on ehitatud samadele marsruutidele uued maanteed. Peahoone ehitati millalgi 18. sajandil ja selle tagune terrass suunati läände, vaatega merele. Altselt 1,5 korruselisele majale ehitati hiljem 1 korrus juurde ja sellisena on hoone ka tänapäeval säilinud. Sisekujundus on aastatega muutunud algsest üpris erinevaks, sest suured ruumid on kujundatud ümber väikesteks korteriteks. Säilinud on suur osa vanast pargist, müüridest ja tiikidest. Kuna kompleksi ümbruses maa sees on palju allikaid, siis on see pea täielikult ojadest ümbritsetud. Alates 1858. aastast kuni 1919. aasta võõrandamiseni oli mõis Vääna mõisa omanike Van Stackelbergide käes. Viti mõis oli Vääna mõisa kõrvalmõis ja täitis karjamõisa funktsiooni. Huvitava faktina oli 19. sajandi lõpus mõisa valitsejaks Eduard Vilde isa ja ka kirjanik ise viibis seal palju. Peale võõrandamist oli enamikes kõrvalhoonetes ja peahoones korterid. Nõukogude ajal kasutati kompleksi Vääna-Viti pioneerilaagri keskusena. Vahepeal tegutses seal vanadekodu. Praeguseks on kompleksi juurde ehitatud palju hooneid, mis moodustavad koos vanade mõisahoonetega Vääna-Viti hooldekodu erivajadustega inimestele.